tere, armsad teekaaslased, suur rõõm teid tervitada täna siit maagiliselt Sri Lankalt ja nii hea meel, et saan jälle teile videosid teha. Vahepeal oli siin väike paus, aitäh teile kannatlikkuse eest. Nagu ikka reisimisel võib juhtuda väike viirus, tervitas mind siin kõigepealt, aga nüüd on see juba täiesti unustatud teema. Ja elurõõm, elujõud on tulnud tagasi. Nii et väga suure rõõmuga tervitan teid siin imelisel jõulunädalal. Kõike kaunist teile ja südamesoovide täitumist ja eelkõige südamerahu ja julgust olla hästi kohal iseendaga. Ja selle nädala sõnumiks tulebki see, et ära eelda ja oota teistelt nii palju, vaid et paku iseendale kõike seda, mida sa soovid praegu kogeda, et kõik need head meeleolud, head tunded, head kogemused, me suudame seda iseendale pakkuda. Ja see imeline pööripäev, mis meil siin praegu käsil on ja mille energiat siin tervel sellel nädalal meisse kajavad, on väga tõstvad, et kui nende energiatega õigel moel kaasa töötada, on võimalik luua väga suuri imelisi läbimurdeid enda sees just nimelt. Ja kes soovib, siis selle teema toetuseks on mul ka pööripäeva meditatsioon üleval ja seda võite kuulata ka peale pööripäeva, sest talve algus, esimene nädal ongi selline uute energiasse seadistumine, nagu ikka peale pööripäeva, et sellised uued energiat, mis tahavad kohandamist. Ja see meditatsioon on spetsiaalselt selle jaoks, et tõsta meid 3D reaalsusest 12. dimensiooniga kooskõlla, et vabastada need plokid, mis on meil ees olnud sellel, mis me võib-olla oleme tajunud, et tegelikult võiks meie elus olla, aga võib-olla veel ei ole manifesteerunud, et selline kannatlikkusesse tulemine enda sees on väga suur võti, et mitte alla anda, kui kohe ei ole kõik manifesteerunud, järelikult on vaja rohkem rahuneda, lõdvestuda, mida rahunenum on sinu sisemaailm, seda kiiremini universum sinu soove täidab, mida rahutumad me oleme, seda vähem me tegelikult ju näitame elule, et me usaldame elu ja siis need protsessid võivad võtta kauem aega. Ja see, mis meid väga hästi aitab sellel nädalal, on väikeste armsate detailide üle rõõmustamine, et kõik, mis toob sulle sisemist sellist rõõmus ära, kas või natukene, siis sellele eelkõige tähelepanu pöörata ja olla hästi läbipaistev. Ja see läbipaistvus tähendab seda, et sa lubad endal olla täpselt nii, nagu sa oled, aga sa ei suru ennast kuhugi suunda, et kõiki protsesse, seda enda rõõmu loomist, ka seda teha läbi loomulikkuse, et päriselt leida see, mis sulle rõõmu valmistab või naudingut toob või sellist sisemist rahu aitab äratada. Ja väga hästi võib aidata sellel nädalal ka muusika kuulamine ja muusika tegemine, et selline kõrge vibratsioon. Võib-olla mõni inimene käib ka siin kirikus või mingit laadi sellist jõulumuusikat kuulab. Et kuula just seda, mis sulle päriselt sellist rõõmu ja naudingu tunnet tekitab. Ja ma väga vabandan, meil naabrid on otsustanud remontida oma villat, nii et praegu, kui kostuvad need ehitushääled, siis aitäh teile mõistmise eest. Ma olen üritanud leida aega, mil neid võimalikult vähe neid helisid oleks, aga paraku praegu on nii, et kui ma just päris öösel ei taha neid videosid salvestada, siis on need helid ikkagi meil siin taustal, aga ma loodan, et te kuulete mind ikkagi hästi. Et see nädal on ka ju meil kasvav kuu, eks ole, ja see omakorda toob meile meeldetuletuse, et saada oma unistused ja soovid universumile teele. Ja võti siinjuures ongi siis see, et nii nagu kui me seebimulle puhume, et siis kui sa seda seebimulli lähed siis kätte püüdma, siis see seebimull võib katki minna. Et lase see seebimull, see enda unistus lihtsalt vabalt lendu, las ta läheb oma teed, ei ole vaja sellest 10 küünega kinni hoida, pigem keskendu sellele, et kui minu seest on see soov kerkinud minu südamest,
siis järelikult see ka täitub, et ma ei anna alla, et see allaandmise moment on nii kerge tulema inimestel, ma olen näinud, aga seda ei pea absoluutselt tegema, vaid täiesti ignoreeri seda, kui kohe ei ole nii, nagu tahaks või nii ruttu asjad ei ole, nagu tahaks, siis järelikult on mingid suuremad protsessid vaja eelnevalt läbi teha ja korraldada ja korrastada selleks, et see suur energiamassiiv, sinu enda kõrgem olemus saab sulle siis sedasama kogemust ka hakata universumina näitama. Me oleme kõik omavahel ühenduses ja see aeg, kui sa seda nii-öelda soovi ootad, siis ma soovitan selle ootamise asemel hoopis tegeleda enda eest hoolitsemisega, oma keha eest hoolitseda, keha, meele, hinge vaheline ühendus, võib-olla ka tantsida. Mina täna hommikul panin lihtsalt ühe mõnusa mantra peale ja natuke liigutasin keha ja kohe tundsin, et täiesti teine liikumine on enda olemises, et vahel ei ole üldse vaja palju teha selleks, et uus energiahoovus saaks meid hakata kandma, et vahetevahel on lihtsalt tarvis selle mõtte töö asemel, mis väga tihti meie elusid vallutab, just nimelt jahedamal ajal on see mõttetöö meil nii aktiivne, et siis panna energiat tööle, et kehas oleks rohkem sooja energiat ja mõnuleda ja nautida nii palju kui võimalik, et siin pühade ajal on ehk ka rohkem inimestel vaba aega, et siis mitte lihtsalt ainult teleka ees või kuidagi söögilaua taga aega veeta, vaid tõesti võtta aega ka mõnusaks kas jalutuseks, väikeseks tantsimiseks, liikumiseks, enda energetiseerimiseks. Soovitan ka puhastada oma kodu viirukite või helikausside või mantratega. Ja isegi kui sa kodust ära lähed, sa võid sellesama pööripäeva meditatsiooni peale panna ja seda kuulata, ka see võib väga hästi tegelikult aktiveerida kogu kodu energeetika sind hoopis toetavamaks, sest kõik need esemed, millega sa oled kokku puutunud või millega sul on mingid mälestused olnud seoses, et see materiaalne maailm vajab vahetevahel sellist energeetilist ümberseadistust, et ka need esemed ja sinu toit hakkaks kandma uut energiat. Nii et siis selleks on väga hea kasutada sellist helilist tausta, on see siis juhendatud meditatsioon või mõnus muusika, et hakata kandma jällegi sellist kõrgema sageduslikku laengut ja sealjuures ka sinu enda keha. Nii et see nädal on meil siin väga ilus, on 13-päevalise energiatsükli lõpp. Lõpeb siis selle 9-kuulise suure sünnitsükli esimene 13-päevane tsükkel ja selle nädala või selle energiatsükli jooksul eelneva 2 nädala jooksul on võimalik, et sul on tulnud mingisugune taipamine või arusaamine selle kohta, mida sa üldse elult tahad. Et minul tuli, oligi päev enne seda sünnitsükli algust tuli selline taipamine, et ma olen ikkagi küsinud nagu liiga vähe, liiga väikselt universumi käest ja siis ma sain aru, mida mul on vaja tegelikult küsida, et mis teemad mul on vaja tegelikult nii-öelda oma hinge tasandil fookusesse tuua ja see hinge tasandil endaga kooskõlas elamine aitab meil tegelikult ka materiaalses maailmas, inimlikus maailmas paremini toimida, nii et võib-olla ka sul on mingisugune selline sisemine juhatus juba tulnud või kui ei ole tulnud, siis on võimalik, et siin esmaspäeval võib toimuda selline suur teadlikkusse tulemine, et see esimene energiatsükkel ongi teadvele tuleku ja sellisesse endaga kooskõlla ärkamise päev ja suurte taipamiste päev, sest et need 13-päevased tsüklid toovad kõik meile järjest sellised sügavamad arusaamised enda elu ja hinge toimimise kohta. Ja see taotlus, mida ma ise siis seekord olen loonud ja jagan seda rõõmuga ka teiega, võib-olla kedagi veel inspireerib, on see, et olla hästi enda hingega joonduses, olla kõrgema tarkusega joonduses.
et ma varasemalt keskendusin rohkem välisele, et mingi väline kogemus oleks kooskõlaline, aga nüüd ma sain aru, et mul on vaja keskenduda eelkõige vundamendina enda elule, iseendaga joondusele. Isegi kui ma seda varasemalt nii-öelda teadsin ja kasutasin, siis see ei olnud mul põhifookuses. Aga nüüd, kus see on põhifookusesse tulnud, on ka väga ilusad sellised sügavad arusaamised tulnud ja eks see viirus, see poiss, kes mul kallal käis, aitas mul ka nagu rohkem aru saada, et näed, et mingi koht veel oli mu enda sees prioriteetides nagu liiga tahaplaanile pandud, et ei ole vaja näiteks külmetada, et oleks võinud rohkem enda keha kuulata, et olla endaga rohkem joonduses ja mitte nii-öelda selle välise pärast või siis teistele inimestele meeldida tahtmise pärast või viisakuse pärast teha asju, vaid ikkagi keskenduda, et ise mina oma kehas olen enda heaolu eest vastutav ja seeläbi ma kuulan ikka enda keha ja enda tunnetust esimesena. Vot selline nädal on meil siin lahti rullumas, imeline pühade nädal ja vaatame kohe siis päevade kaupa ka, missugused energiad on meid ees ootamas ja kuidas me saame nendega parimal moel koostööd teha. Lähemegi siis kohe esmaspäeva juurde, 22. detsember, hästi maagilise numbriga päev 22 ja 2025 ja kuu on siis ka detsember on 12, nüüd sellised kahed voolavad läbi, et hästi selline valikute päev on, ma tunnen selle päeva energeetikas ja väga huvitav, mul on siit tulnud kaasa ka 2 kaarti, mis praegu ennast siis siin ilmutasid teise kaardipakiga, mis tahtsid ka kaasa tulla minuga siia, on siis karikate kuningas ja õnneratas. Ja mõlemad need kaardid räägivad hästi suurest südamega kooskõlas olemise voolamisest, et kui me oleme oma mõtetega selle juures, mida me päriselt soovime, siis see õnn ja lahendused on ka meie jaoks tegelikult, võime lausa öelda, et garanteeritud, et oma mõttetasandil ennast ei reedaks. Ja selle päeva energiast me võime saada hästi palju kasu, kui me joome näiteks hibiskuse teed, mis on siis kibuvitsatee või mingi punane marjatee, mis aitab meie südant avada, et selline pardon korraks, enda kuidas seda nimetada, endale avatud olemine, just nimelt, et ma olen endale avatud, ma olen enda kõrgemal olemusele avatud, ma olen kohal iseendas ja ma olen hästi julge, et ma ei anna alla nendes kohtades, kus ma olen tundnud, et teised ei saa veel minust aru või ma pean ennast väga palju selgitama või tunne, et ükskõik kui palju ma selgitan, nagunii ei tahetagi aru saada. Et selles kohas mitte ennast väiksemaks teha, sest elul on kombeks ise õpetada inimesi, et kui meie ei suuda või ei ole isegi hinge kokkulepet, et me ei peaksimegi üldse kellelegi midagi selgeks tegema, siis usalda seda, et elu hoovus iseenesest aitab ka nendel inimestel ärgata, ka siis, kui me ei anna nii-öelda nagu sellist aktiivset toetust enda poolt sellele olukorrale, et võib-olla teised inimesed tajuksid seda lausa agressiivsusena, kui me üritame väga intensiivselt midagi selgitada või mingisugust seadistust luua, et vahetevahel on väga hea taktika see, et ma annan kõik vabaks ja lihtsalt keskendun endale, oma kohalolule, oma naudingule, tunnetan armastust enda sees, iseenda suhtes ja justkui hoian iseennast, nii nagu siin sellel imelisel kaardil on kujustatud, et ma hoian iseenda sisemist last, enda püha olemust endal süles ja luban iseendal tajuda endast lõpmatu armastuse kiirgust enda südamest, enda energia väljas ja tunnistan enda jumalikkust
ja teadvustan, et siis, kui on õige hetk, küll siis teised ka saavad aru, mida neil on vaja aru saada. Et mina ei pea sellest enda usku laskma kahaneda, vaid vastupidi, minu usk vastupidiselt on veelgi tugevam, sellepärast et mina usun endasse ja ma ei ootagi seda, et teised väljapoolt peaksid mulle seda peegeldama või mingil tasandil nagu tagasisidet andma, et jaa, sa oled imeline, jaa, sa oled võimas või et jaa, et sa oled super, vaid et ma ise tunnen seda, et ega ma tegelikult olengi super ja kui ma seda kohe ei tunne, siis ma võtan oma sisemise lapse endale sülle ja lohutan teda. Võimalik, et siin on olnud kas mingisugused varasemad läbielamised või raskused. Aga sellest ei ole midagi. Et meil on võimalik igast olukorrast enda armastamisega ennast jällegi kõrgemasse sagedusse aidata ja kes soovib, siis mu koduleheküljel on ka seesama pööripäeva meditatsioon, mis ma usun, et võiks olla täpselt sobilik sellise teema toetuseks. Nii, läheme edasi. Teisipäev, 23. detsember. Väga paljud on siin juba sellises suures pühade meeleolus ja on algamas ka uus energiatsükkel, 13-päevaline tsükkel, mis ütleb seda, et maagilisel moel see, mis sind ei toeta, lihtsalt iseeneslikult langeb ära, et tunnista seda, et sa oled piisav ja see, kes sa oled, sa väärid armastust. Et see on väga ilus päev, et kirjutada kiri universumile ja kirjelda seda tunnet või seda sagedust, seda vibratsiooni, kus sa elada tahad. Et sageli öeldakse, et kirjuta, mida sa kogeda tahad nagu väliste tingimuste kaudu, aga mina olen tundnud, et kõige lihtsam viis tegelikult universumiga suhelda on tellida endale tundeid ja tunnetada juba ette seda tunnet, mida ma tahan tunda. Sest me oleme magnetiks sellele, mitte mida me tahame, vaid mis tunnetuses me oleme. Et kui ma luban endal juba praegu kogeda ja mina olen tajunud, et jõulude ajal on väga palju lihtsam seda head tunnetust endasse tuua, kuna paljud inimesed on sellises hardamas ja avatud südamega olemises, siis kogu meie kollektiivne ühisväli on tegelikult väga palju toetavama energiaga, et siin on võib-olla sellist õndsat ja õnnist tunnet endas palju lihtsam äratada kui võib-olla sellistes tavalistes argipäevades. Ja soovitus on ka, et näiteks kui sul tuleb mingisugune hea tunne, et siis tee sellest kas mingi laul või loits või laula mingit mantrat, et seda tunnetust, seda vibratsiooni enda kehas veelgi võimendada. Et läbi keha taju helivibratsioonide laskmine, mis on siiski mantrate laulmine, me saame väga kiiresti tuua ennast väga palju maagilisemasse energiasse ja selle päeva energia ongi maagipäev ja väga ilus. Meile tuleb siin ka maagikaart, mis ütleb, et õhus on väga palju maagiat, et ole tähelepanelik, elu saadab sulle märke, sünkroonsusi ja sõnumeid, mis juhatavad sind õiges suunas ja õiges tähelepanus edasi liikuma ja vau, kui sobilik kaart selleks imeliseks jõulumeeleoluks tuleb meil siis ka maagiliste üllatuste kaart, mis räägib sellest, et rõõmsad üllatused on sinu poole teel, et tead, et kingitusi ei tee mitte ainult inimesed üksteisele, vaid tegelikult ka elu armastab meile tuua väga suuri meeldivaid üllatusi, aga sellele on tarvis olla avatud, et me hakkaksime märkama neid sümboleid, neid teeviitasid, mis meid õiges suunas juhatavad, et me saaksime need kingitused nende elus ka lahti pakkida. Ja väga ilus, ma kuulen praegu Jäälind laulab siin. Inglise keeles on see Kingfisher, eesti keeles Jäälind. Et väga huvitav, et seesama linnuliik võib-olla on küll pisut erineva variatsiooniga, aga elab minu teada üle maailma. Ma olen kohanud jäälindu nii Eestis, siin Sri Lankal, aga ka Türgis näiteks. Ja jäälinnu
seesama, mis te kuulete taustal, see pikk vilin, on alati minu jaoks märgiks selle kohta, et midagi imelist on tulemas, et sinu lahkunud esivanemad on alati sinuga ja nad on sageli selliste kaitseinglitena meiega ja minu jaoks jäälind tähistabki sellist märguannet, et me oleme loori tagant hästi hoitud ja kaitstud ja juhatatud ja õnnelikud kokkusattumused, mis meie eludesse tulevad, on tihtipeale meie enda esiemade, esiisade korraldatud. Nii et lase sellel kasvava kuu energial praegu endale tuua seda kõrgemat sagedust ja pane need valguse seemned kasvama, saada kiri universumile. Sa võid kirjutada ka kõik selle välja, mida sa soovid, et su elus muutuks, et kirjuta nii, nagu sa kirjutaksid tõesti algallikale endale selle kirja, sest et nii nagu sa südamest küsid, siis sulle ka südamest vastatakse, et kõik meie palved on universumi poolt alati kuuldud ja terve see energiatsükkel aitab tuua meile kergendust ja lihtsustumist. Ja seda kergendusse tulemist me saame ise sellele kaasa aidata siiruse, tõe ja ausa eneseväljendusega. Selline oli siis teisipäeva energia. Vaatame edasi kolmapäev. Kolmapäeva energia on kõrgema visiooni toomiseks väga hea päev. Et võimalik, et on ka selline päev, kus sa näed ära ka need kohad, kuidas sa oled kas iseennast takistanud või pidurdanud või oled aru saamas või mõistmas, et sulle vaja võtta veelgi suurem vastutus mingisuguse olukorra eest ja tuua veelgi rohkem sellist tasakaalu, et mitte lasta nii-öelda teistel kõigutada enda elu nii palju, vaid et võtta vastutuse enda energiasageduse eest, kuidas sa elad või kuidas sa oled ja võimalik, et tuleb ka arusaamine, et missugust korrastust või puhastust sul oleks hea oma elus teha. Et selle päeva energia võib tuua meile selge taipamise, mida on vaja tervendada või mil moel ümber häälestada või missugusel moel korraldada oma elukogemust, et millel on vaja lasta minna, võib-olla need ongi mingid eeldused, ootused, teistele inimestele suunatud kuidagi sellised, ütleme, idealiseerivad visioonid, millel on vaja lasta minna, et see vägi endasse tagasi võtta, sest kui me ootame nendest kohtadest, kus kuidagi ei tule seda energiat, mida me tahaksime kogeda, siis on vaja lubada endal sirutada tiivad ja olla ise hästi enda jaoks kohal, enda sees kohal, enda tunnetuses kohal, et teised võivad teha, mis nad tahavad, aga mina olen ikkagi endale truu ja endaga kooskõlaline. Ja saata universumisse jällegi need soovinoodid, see, et kui me soovime, et olukorrad muutuks või teised muutuks ja see kohe ei toimi, see ei tähenda seda, et see kunagi ei toimi, vaid see võib tähendada ka seda, et mul on vaja olla kannatlik, et ma lasen need sooviseemned justkui niimoodi liikuma enda teadvuse väljas, aga see, kuidas elu neile vastab ja millal selle ma annan enda sees vabaks, mina otsustan, et mina valin liikuda sujuvuses, lihtsuses, nii nagu minul parasjagu voog on ja ma ei survesta kedagi sellega kaasa liikuma ja usaldan, et kui on õige hetk ja kui mu enda sagedus on piisavalt tõusnud, siis ka elu hakkab uusi peegeldusi mulle tooma, nii et selline edasiliikumine oma vanast minast, oma vanadest seadumustest, kristalliseerumustest, uude kogemusse võiks olla selle päeva põhiline sõnum ja võti ongi siis see, et kui midagi ei ühti, lasen lahti, et ma ei hakka seda nagu liigselt analüüsima või seda kaevama, vaid mina olen ikka enda energias, mina olen ikka enda kõrges sageduses, mina ikkagi valin olla täpselt nii, nagu mulle meeldib. 25. detsember. 25. detsember on
selline julguse ja vapruse päev. Olla hästi vaba, olla enda sees vaba ja hingata välja kõik see, mis on mind häirinud, et see võib-olla selliselt emotsionaalselt mingid teemad üles too päev, võib-olla siin on ka perekonnaga rohkem suhtlemist või suguvõsaga või inimestega, kes on võib-olla mingis mõttes meid kas trigerdanud või mingeid kohti üles toonud, et siis lihtsalt mitte minna nende lugudega kaasa, mitte minna nende draamadega kaasa, et las kõik olla, kus nad on. Mina hingan raskused välja ja hingan enda tõelise olemuse endale sisse. Ja võib-olla see on just see päev, kus me otsustame, et ma ei hakkagi kellelegi midagi pikalt selgitama, kui ma tunnen, et ei ole selleks õige ja kohane koht, ma lihtsalt lasen endal läbi hingamise kõigel sellel vanal minna, et kus ma varem oleksin hakanud kaasa liikuma mingisuguste teemade või juttudega, siis ma lihtsalt lasen ühest kõrvast sisse, teisest välja, ma jään julgelt enda energiasse ja tunnistan ja tunnetan, et enda sees, minu enda sees on nii palju maagilisust, nii palju imelisust, nii palju sellist, mis ootab alles lahti pakkimist, et mul ei ole isegi aega ja ei ole isegi võib-olla isegi soovi ei ole, et ma peaksin üleüldse mingisuguste teiste inimeste teemadega hakkama enda pead vaevama, vaid et ma keskendun hästi enda sisemusele, et mõnes mõttes see võib ollagi selline tunne, et mu ümber on nagu selline kaitsev munakoor ja kellelgi teisel, kellel ei ole kõrget sagedust, tal ei olegi ligipääsu mulle. Teised võivad teha, mis nad tahavad, aga mina olen hästi enda kõrgemas sageduses kohal ja juhin enda elu ise, et ma ei lase teistel inimestel dikteerida, kuidas ma pean olema või mida ma pean tegema või missuguseid nii-öelda häälestusi mul on vaja teha, et selles energias siin ja praegu mina valin ise, kes mina olen, kuidas mina olen, mida ma teen, mida ma ei tee, mil moel ma valin toimida, mil moel ma valin mitte toimida ja lihtsalt olen tänulik. Ma olen tänulik selle eest, et mulle on kasvanud sisemine tugevus või sisemine selgroog, kui me isegi selle kohta öelda. Et see on siin võib-olla mõnes mõttes proovile paneku päev, aga teisest küljest me võime öelda, et see on valguse pühitsuspäev, sest mina jään ikka valgusele truuks ja see valgus kaitseb mind, et see ei ole selline munakoor, et keegi saab tulla selle ära lõhkuda, vaid vastupidi, see on selline universumi kookoni tugevus, mis mu ümber on, mis kasvatab mind täiesti uueks iseendaks, nii et see on selline pühitsus, et ma lasen minna senisel moel toimimisest, ma olen vastutav sellest, mis mu elus on ja tunnistan, et just see kogemus toetab mind tegelikult minu parima kasvu huvides. Ja mulle väga meeldib see kroonikene siin selle hirvekese peas, et see kroonkeskus on hästi avatud, et mina võtan vastu jumalikku inspiratsiooni, mina võtan vastu jumalikku juhatust ja ma ei lase ennast häirida sellel, kui keegi või miski ei ole valinud elada jumaliku juhatuse alusel, vaid elab ikkagi oma hirmu mina alusel, siis mina ei pea nende lugudega kaasa minema lihtsalt. Thank you, baby. Kallim tõi praegu mulle klaasitäie jasmiini vett. Et õnnistame, täname. Saadan ka teile jasmiini energiat siit. Jasmiin on hästi kõrges sageduses. Selline kaunis, ta on tegelikult põõsas, võime öelda. Aga võime öelda, et selline lill. Armastuse ja rõõmu ja sensuaalsuse ja rõõmu energiat äratamise jook, nii et terviseks, kallid. Wow. Esimest korda, kui ma joon jasmiini vett, see on tõeliselt imeline.
saadan teile siit suured õnnistused. Et olemegi jõudnud siis 26. detsembri juurde. 26. detsember on selline päev, mis ütleb meile, et maanda ennast, rahune. Ükskõik, mis siin on üles kerkinud teemad, on tervenemises. See ei ole mingi selline koht, et nüüd nii jääbki, vaid sa näitad tegelikult enda eeskujuga ette seda, kuidas tervenemine käib. Tervenemine käibki läbi valikut, et ma teen järjest rohkem ennast toetavaid, ennast päästavaid, ennast armastavaid valikuid. Ja see isegi kui alguses teised vaatavad, mis asja sina siin korraldad, siis sa võid hakata nägema, et see, mida sina teistes aitad käivitada, sa peegeldad neile tegelikult nende enda kõrgemat olemust. Et selle päeva energia aitabki meil vaadelda oma elu hästi terviklikkuse silmade läbi tuleb sõnum. Ja see terviklikkuse silmade läbi vaatlemine võib tähistada seda või tähendada seda, et ma vaatlen asju kõrgemast perspektiivist ja ma näen seda, et valides ennast armastada, tegelikult ma tervendan sellega kõiki minu ümber. Et selle päeva energia ütleb, et väga hea aeg on midagi kas kirjutada, jagada, väljendada neile, kes seda soovivad vastu võtta. Et sa aitad ka teistel maandada ennast rohkem südamesse, rohkem terviklikkusega kooskõlla ja sind aitab praegu väga hästi sinu enda sisemise lõvi või lõvitari energiate äratamine, hoidmine, tasakaalustamine, et kui sa kas või vaatad ennast peeglist, et siis sa vaatle enda tugevust, vaatle enda vägevust, vaatle seda, kuivõrd kaunis, kuivõrd ilus sa oled. Ja ma ei mõtle siin ainult välist ilu, vaid just nimelt seda sisemist tugevust, kui ilus on olla enda energias, kui ilus on olla enda tões ja jagada just seda, mis tegelikult südames on. Et see südamest jagamine võib olla just see imeline tervendus, mida maailm vajab ja mida tegelikult sa oledki kutsutud siia tooma ja looma. Nii et sellised sõnumid selleks imeliseks pühade ajaks, kaunist jõuluvoogu teile, kuna mul on siin taustal nii suur müra naabrite poolt. Väga kahju, aga siis ma mõtlen niimoodi, et ma teen järgmise video juba siis aastavahetuse energiatega ja katsun leida sellise vaiksema momendi, muidu teil on ka ebamugav kuulata, et mul oli väga hea meel teile neid sõnumeid tuua, loodan, et saite siit endale üht-teist kosutust ja tugevuse peegeldust. Mäletage, et te olete imelised ja ükskõik mida väline maailm parasjagu näitab, olge kannatlikud, kõik muutub, aga selleks on vaja kannatlikkust teadlikult treenida. Nii et südame rahu, südame valgust, südame rõõmu teile, kullakesed, ja kohtumisteni järgmistel armastusküllastel kordadel. Olge õnnistatud!